Jõudsime oma 10-sammulisel järjestusel jõudsime nagu analüüsifaasi. Ja siin on üks samm, kus te saate palju teha tööd selleks, et oma tegevustele kaalu leida organisatsiooni ja juhi silmas. Ja selleks on tegelikult lihtsalt otsida neid tulusid ja võimalusi, kuidas siis pakkuda näiteks teenuseid suuremale hulgale klientidele odavalt, paremalt või vähendada ülemääraseid kulusid, otsida ebaefektiivsuse kohti. Midagi teha väikse raporti stiilis, analüüsi stiilis, kommunikeerida organisatsioonile. Te võiksite koguda kokku andmekvaliteedi probleeme ja ka hinnanguid näiteks organisatsioonilt, et kui keegi, te teate ise ka, et inimesed hakkavad tegelikult suhteliselt kiiresti lahmima, meie see ja see andmestik kõlba mitte kuhugi, lõik on täiesti crap, eks ole. Lihtsalt nagu panete kirja, otsite juurpõhjust, panete üles, mis see siis tekitas ärijuhis sellise eelarvamuse ja teete mõjuhinnangu sinna, et mis siis juhtuks, kui me need ära parandaks ja mis me siis teeks, kui need ära parandaks või mis siis saaks. Ja tegelikult vastupidi ka, et kui te näete, et mõni ärijuht rannib oma protsessi väga, ma ei tea, hooletult või ebaefektiivselt või raiskavalt, toote sealt ka probleemid välja, et kus siis kokku võita saab ja võib-olla kõige suurem koht on siis, kus te võiksite jala saada ukse vahele, on siis vaadata üle kõik need siis protsessid või teenused, mis kulutavad liigset raha IKT arendusprojektidele või siis andmekvaliteedi parandamisele. Et selline analüüsi ja probleemide otsimise protsess võiks olla pidev, kui on teil olemas andmehaldusjuht, siis ta pidevalt sellega tegeleb ja see on tema pidev kommunikatsioonisüsteem, see jookseb sinna suurte asjadena strateegiamiitingutesse, organisatsiooni eesmärkidesse välja ja saab sealt siis oma tagasisidet, rahad, ressursid, et hästi oluline faas. Arvan, et siis on teil mingil määral ka laual tänu juba. Ja 4. punktis siis lähme organisatsiooni juurde. Räägime siis ära, kes need inimesed võiksid olla, kes ühes asutuses ja organisatsioonis siis kas füüsiliselt või virtuaalselt võiksid olemas olla. Et eeltööna, et kui me võtame siin TAMA või USA metoodika, mida ma siin esmalt mainisin, siis seal võis neid positsioone tegelikult olla korrektses organisatsioonis isegi 14-15 erinevad. Et loomulikult õhukese Eesti riigi peale Ott ei taht kuuldagi rohkem ja rohkem rollidest andmehalduses ja ütleme, et siis need 6 rolli on siis absoluutne miinimum, mida me siis Otiga kokku leppisime, et sellest me räägime. Sellised rolle me asutustes värbame, mehitame ja propageerime. Ja ma loen ette, natuke arutleme siin ja siis me küsime ka, et mis te ise arvate, kes te tänasel koolitusel millisele rollile kõige lähemal olete või siis tahaksite olla. Ja kui otsast pihta ülevalt on siis andmehalduse sponsor. Et see andmehalduse sponsor on siis keegi suurema südamega ja huviga juht teie organisatsioonist. Et kas siis asutuse organisatsiooni juht, minu keeles siis ka juhatuse või juhtkonna liige, aga keegi, kes näeb seda tegelikult nagu väärtust, ilma et talle kogu aeg seda peaks meelde tuletama ja seisab nende asjade eest, et ma toon oma panganduse maailmas paralleeli, et mul alati selline kõige lihtsam andmehalduse sponsor on finantsjuht ehk CFO, et tal on väga suur probleem läbi andmete, kuna tema neid tarbib, tal on suur mõju organisatsioonis ja kui ta on õnnestunud inimene, kes saab aru, et läbi andmete kvaliteet tõuseb ja ettevõtte väärtus, siis on väga hea sponsor, et teiega ja kunagi siis ikkagi ma mäletan oma ajaloost, et kui see, ma ütlesin ka, et need finantsinstitutsioonid on andmehalduses väga palju ees. Täna sellest võib-olla avalikus sektoris, sest võib-olla see aeg võib olla 10-15 aastat, et suured hüpped siis tulu tegelikult toimus peale seda, kui pangad nimetasid juhatusse nagu siis ka andmehalduse eest vastutajad ja panid selle nagu strateegiatesse sisse, et võib-olla tuntav jõnks oli siis kogu tegevusest, mis ma oma karjäärist mäletan. Sponsor peaks värbama
määrama andmehalduse juhi. Et siin on mitu organisatsiooni tüüpi, me juhtidele ka esitleme, et mis stiilis nagu valida, et ta võib olla kellegi lisakohustus, aga ma soovitan, et see andmehalduse juht oleks ikkagi füüsilise isikuna olemas juhi omadustega, ta võib olla siis, ma ei tea, kui ta spetsialistina võib ka andmehaldurit toetada, aga keegi peab selle juhtimise vastutuse endale nagu võtma. Ja tema nagu juhibki seda organisatsiooni, tema siis leiab andmehaldurid, kes on andmete eksperdid ja omavad siis parimat teadmist, kas siis valdkonna andmestikest, lähtesüsteemidest, ühiskasutatavatest põhiandmetest, teenuste ja mõõdikutega seotud andmetest, nad on eksperdid nii-öelda. Ja teisel siis andmehalduse juht suhtleb andmeomanikega, kes on tegelikult ärijuhid. Nad on kas osakonna, valdkonna, teenuste juht, peakasutajad, aga vähemalt tunnete ära selle järgi, et nemad suudavad siis põhi- ja äriprotsesse ka muuta ja muuta ka inimeste töökorraldust selle sees. See on väga oluline, ehk et muidu see asi nagu ei paranda ja nemad on siis kindel huvigrupp, kes siis, neil on ka mingid nõuded näiteks ja võime öelda, et need andmed saab siis andmeomanike vahel nagu ära jagada, et nad suures plaanis tekitavad neid andmeid. Siis toode, tarbija, klient, asi, mis iganes äri. Ja allpool 2 tükki on siis metaandmete analüütik, kes on pooleldi IT, neid on ka päris palju ja temad siis tunnevad IT-süsteeme detailsemalt, omavad kindlat ülevaadet mingi süsteemiga seotud andmetest ja see andmehaldur saab palju siis ka SQL-i ja tehnilist tuge selle analüütiku käest. Ja viimane roll on andmetöötleja, nemad on tegelikult siis frontendi töötajad, kas siis peakasutajad, mõned vanem klienditeenindajad, kes tegelevad tegelikult suuremad õigused siis tootmissüsteemidesse ja neil on ka kõrgema taseme kasutaja õigused. Ehk et kui klient palub oma aadressi õigeks panna või perekonnanime, siis selle järgi ei tehta IT-projekti, vaid et tal ikkagi õigused need ära muuta ja volitused ka. Et selline füüsiline andmete parandamine ja täitmine on väga oluline osa iga organisatsiooni rollist. Nii, need 6 siis ma lugesin. Siis ma lähmegi edasi niimoodi, et ma siis keskendun eelkõige siis andmehalduri vaatele. Neid on nagu kõige rohkem ja siis te oskate ka igaüks siis oma lõikes, et vaatate ka neid protsesse, nii nagu teie pilgu alt siis johtub. Võtan kohe uuesti siis ekraani ette. Pilt loodetavasti tuli teile. Ja nüüd ma siis lähen edasi sammu. Nii. Et me rääksime siis inimestest, saime teada, kes teie olete teisel pool ekraani ja selleks, et siis tööd korraldada, me soovitame 4 juhtgruppi või rühma ka. Siit ma alustan altpoolt üles lugedes, et tekivad ikkagi mingid initsiatiivid, neid nimetame siis projekti juhtrühmadeks. Seal on siis juhi poolt määratud inimesed, kas siis eraldi projekti juht on või ei ole tähtsust, aga projekti juhtrühm näiteks juurutab mõnda töövahendit, puhastab mõnda probleemi või mis see kätte on, et juhid eks aru saame, et alustame ja lõpetame täpselt sellisel perioodil ja sellise raha eest. Alt üles järgmine grupp on andmehaldurite töörühm. Need on siis sama profiiliga inimesed organisatsiooni seest, kuid nende valdkonnad on erinevad ja projektid võivad olla erinevad. Nende tellijad ehk tooteomanikud on erinevad ja need on siis põhitöö tegijad nii-öelda organisatsioonis andmehalduse osas. Ja nemad peavad omavahel koos käima ja jagama kogemust ja aru saama, kuidas üks või teine termin, mõiste, lahendus on organisatsiooni sisse loodud. Ja me nimetame üldiselt neid ka sellisteks tehniliste andmete korrapidajateks,
kes nii-öelda annavad alerti ja häiret, kui ühte teist asja nagu juhtub. Et selline korraline andmehaldurite töörühm, ma pakun, et see võiks käia koos suuremates organisatsioonides iga nädal, üle 2 nädala, aga tehakse sisulist tööd, seal arutatakse asju ja selline töövoo juhtimine võiks olla neil siia sellist. Veel üks samm ülespoole, suurem grupp on siis TGO töörühm, et leppi kokku, ma nimetan seda TGO-ks, seda andmehaldurorganisatsiooni ehk Data Government Organization. See on nii levinud ingliskeelne lühend, et kui te ükskõik mis raamatu või juhendi ette võtate, siis jookseb sealt kohe läbi, et teil on lihtsam suhelda nende kirjalike materjalidega, kui see on ka meie ühine mõiste, see TGO. TGO töörühm on ümber andmehalduse juhi, siis, eks ole. Andmehalduse juht toob enda laua ümber ka kliendid kohe ehk andmeomanikud ja andmeomanikud hakkavad andma siis nõudeid, et mida siis on vaja teha, mis muuta. Juhi laual on loomulikult siis tegevuskavad nii protsesside, inimeste juhtimise kui ka delivery osas ja tema siis hoiab ka organisatsiooni ärisõnastikku. Ka selle ärisõnastiku kooskõlastamine toimub läbi TGO töörühma, kuna seal on olemas juba ka andmeomanikud, haldurid loomulikult ka kuuluvad sinna vastavalt teemasse. Kõige kõrgem on siis TGO juhtrühm, mida siis juhib teie asutuse sponsor. See on juba asutuste organisatsioonide vaheline. Sinna on oodatud kohale ka ministeeriumi ja muud huvigruppide esindajad, näiteks Statistikaamet. Ja seal antakse nii-öelda sponsorile ootusi teiste asutuste ja riigi ja ministeeriumite poolt, ja ta peab siis oma organisatsiooniga looma. Ja see loomulikult selle koosolekul arutatakse ka strateegilisi punkte, mis siis juhib tegelikult muud asutuse tööd, aga siin on ka see koht, kus sponsor saab küsida siis raha nii ministeeriumilt kui ka riigilt mujalt, et ühe või teise asja ellu viimiseks, näiteks kui need stakeholderid on ümber laua. Ja loomulikult siis TGO töörühm on steering committee'ks siis TGO töörühmale, kes siis peab teatud initsiatiive ja projekte ellu viima. TGO juhtrühm võiks käia koos miinimum korra kvartalis. TGO töörühm on selline kuine suurem üritus, siis alamad projektid on nagu väiksemad. Et küsin vahele, kas sellist struktuuri on kellelgi olemas asutuses, on äkki mõni muu töövorm, kombinatsioon nendest, keegi võib tõsta kätt ja jagada oma töökorraldust, kui tunneb selleks soovi. Ma näen Silvia, väga kena. Jah, lihtsalt, et me üritame nüüd seda sama struktuuri meie organisatsioonis tekitada, et töörühmad ja juhtrühmad on juba loodud. Nüüd on vaja lihtsalt käima saada. Okei, väga kena, võin kuulda. Siis on teiega rollid vist juba määratud organisatsioonis, eks ole? Jah, tegelikult on küll. Okei, seda võin kuulda. Nii, kas keegi veel tahab jagada? Kas on äkki mõni teine valdkond, kus teil on vähemalt sellised rühmad olemas, jah, või kuidagi, et see rühmade tegemine nüüd nii eriskummaline ei tundu? Ta ei või kellegi kaasa minna samasse rühma, et peab mitu kärbest ühe hoobiga, kui on korralik IT-projekti portfelli töörühmad näiteks, et see andmehalduse võib sinna lisatopikuks juurde suruda, on ka päris hea praktika. Nii, astume sammu edasi ja oleme jõudnud siis läbi rääkinud siis praegu ka inimesed ja protsessid. Astume siis sammu andmehalduse rakendamise kava poole, siis lähme päris protsessidesse sisse. Ehk rakendamise kava on ikka suhteliselt lihtne, ega seal midagi ei ole, seal on eesmärk, mis rahuldab mingit vajadust või siis aktuaalselt põletavat probleemi. See lahendus nõuab mingit põhimõtet, mingit eeskirja, mingit nõuet, kuna see vaikimisi ise ära ei parane, selleks peab siis tippjuht organisatsioonis sekkuma,
töökorralduse regulatsiooniga ja siis tuleb näidata, mis on siis soovitud tulemus, kuhu jõutakse. Mul on nüüd 2 pilti, mida ma teile tutvustan, natuke tihedad, aga see on selline paber või tabel või maatriks, mis teil võiks olla kogu aeg tagataskust tulemas või igast slaidilt võtta. Et see võtab nagu kõrvalseisja jaoks hästi kiiresti kokku, et kes, mida, kuidas ja mida, eks ole. Et mul ongi siin tehtud niimoodi, et siin on siis need ärirollid, mida me tutvustasime teile, sponsor, juht, omanik, haldur, analüütik, töötleja. Ja on selge, et üks plaan tegelikult on pidevalt nende värbamine ja koolitamine. See on selline üks töö, ta saab nagu mõõta, näidata, kust mida on lahendatud, õpitud, mis ka töövahendus on õpitud ja on selline organisatsiooni arendus. Ja teisel pool on nagu tulemid. Et palju tihti organisatsiooni juhid ja kasutajad teavad küll neid tulemeid ehk artefakte, mis organisatsioonis olemas nagu peaks olema. Nimetame siit mõned näiteks. Siin võiks olla selline arendusprojektide portfell, kus meil on sees ka andmekvaliteedi parendused. Meil võiks olla mudelid, kontseptuaalsed ja sõnastikud, kus me teame, mis mõisted meil on, kuidas need on seotud. Meil võiks olla selline kogum, kus on kõik arendusnõuded kokku kogutud, et neist võiks teha ka üle mitme nõude ühtseid projekte. Muidu on nad väga lokaalsed optimumid, väga kallid ja mida kõrgemalt me vaatame, seda parem. Meil võiks olla näiteks andmekvaliteedi reeglite register, meil võiks olla mõned aruandlused, raportid, et neid nagu siis ärijuhid kasutajad teavad. Juba siis joonistasin siia sellised põhitegevused, eks ole, et kui keegi nendest siis näiteks ütleme suure tõenäosusega andmeomanik, kes on ärijuht, ütleb, et oi, et miks meil ei ole nagu mõistete sõnastikud, ma olen seda ammu nagu tahtnud, on ju, siis see tabel aitab teil nagu jõuda selleni, et okei, kust see nagu pihta hakkab, on ju. Et me siis ütleme niimoodi, et näiteks ega andmeandluse sponsor, siis tema põhitegevusteks on see, et ta propageerib, määrab selle organisatsiooni, leiab selle rahastuse, loob võimaluse ja annab ka prioriteedid eesmärkidele ja kavadele. Andmeandluse juht siis koolitab ja mehitab haldurid ja tema siis haldab sõnastikke, mis on valmis tehtud. Ja me näemegi, et siis andmeomanikul tema saab kinnitada sõnastikud, kui talle on nõuded ühtlustatud, eks ole. Sest pea meeles, et nõuded vastu andmeid tekivad iga mujalt kui omaniku juures, et omanik võib mõned asjad sinna nagu koguda baasi, aga seal on väga palju osapooli, kes tahaks, et need oleks teistsugused, parema kvaliteediga, need rohkem, selgemalt, vähemalt vigadega. Need on kõik nõuded ja need tulevad siis läbi erinevate valdkondade haldurite, jõuavad omaniku juurde kokku, kes peab siis kinnitama need ja vastavad reeglid ja siis paigaldama jällegi sõnastikku. Ja allpool, kui keegi ütleb, et andmekvaliteedi juhtimine, siis kes teeb mõõdikud, kes teeb reeglid ja kes siis parendab organisatsiooni. Ja siia paremasse poolde võiks panna siis mingid kuupäevad näiteks nende artefaktide taha, et järjed umbes selline, et alustame näiteks sõnastikust, paneme siis ka andmesõnastiku, mõistete sõnastiku paika, vaatame, kas saame andmekvaliteedi nõuete registri panna, kas me saame mõned mudelid teha, kas me tahame metadata kirjeldused teha ja nii edasi, et leiate ise endale oma rütmi ja seesama pildid on ka teil hästi siis punasega märkida, kui juht küsib, et mis seisus me oleme, siis saate öelda, et meil pole kedagi, kes nõuded koguks, meil pole omanikke, kes neid kinnitaks, pole juhti, kes seda haldaks, keegi pole analüütikud, kes seda teeb ja sellepärast üks või teine asi nagu ei saa nagu tekkida. Et selline loogilise pildi ma mõtlesin, ma joonistan teile, et siis jääb nagu silma ette ühe tervikuna. Kuidas teile tundub, kas see võiks olla teile töövahendiks? Assotsieerub millegagi? No, väiksema asutuse jaoks on ju tõenäoline, et see tundub natukene
suuremahuline selline konstruktsioon või pealisehitus, mis oleks nagu vaja paika panna ja neid rolle siin vedada ja nii edasi, aga ega me tegelikult ju ei mõtlegi, et teil on kohe vaja 6 uut inimest tööle palgata täitsa uute oskustega, mida seni olemas ei ole, et reaalselt ei ole, või ütleme vastupidi, et reaalselt on päris vähestel asutustel korraga nii palju andmeid, et sinna tuleks võtta kohe selline terve armee andmeanalüütikuid või andmehaldureid tööle, et neid asutusi on ja õnneks on nende juures ka väga toimekaid andmehalduse tiime tööl, aga ikkagi sellisel regulaarsel asutusel ei ole neid andmeid ka nii pole palju. Tõsi selleks, et nad niimoodi olematust kontrolli režiimist või üksteist olukorrast, kus keegi eriti nendega ei tegele ja ei hoolitse, viia nad sinna tasemele, kus kõik on läbimõeldud ja kontrollitud, on selline talgud või hoogtöö või paar pikka talve, aga sealt edasi peaks asi jooksma jälle päris hästi ja tegelikult see koormus nende rollide puhul ei pruugigi olla nii väga suur. Aga lihtsustades, Raivo, et ei ole ühtegi asutust meil Eesti Vabariigis ega mujal kuskil, kellel näiteks ei oleks juhti, kellel ei oleks mõnda teenust või tegevust ja kellel ei oleks mingeidki andmeid. Et see nagu välistatud, eks ole, et igasugune asutuse mõte, iga tema tegevuse tulemusel tekivad mingid andmed, eks ole. Ja mis on siis esimesed raskuspunktid on see, et need andmed asuvad siis kuskil mujal näiteks. Neid nagu ei juhi neid, nagu siis näiteks IT-s kuskil. Või siis on üldse Excelis, et ei teegi IT. Ja teine raske koht on siis see, et kuidas teha andmeomanikule, kes siis võib-olla selle juhi keeles on mõni teenuse juht, kuidas talle teha selgeks seda, et sa vastutad nende andmete eest, mis sa nagu lood läbi oma teenust. Et ta öelda, et see nagu IT on see, kes vastutab. Mina sisestavad sinna vormi ja see läheb Google'i keldrisse ja ma töötan ainult inimestega. Et need on väga rasked kohad, kus me ka omalt poolt koolitusi aitame kaasa. Et ega kui ei ole kõige miinimum ongi see, et on selle organisatsiooni juht igal juhul olemas. Meil on olemas igal juhul see andmeomanik, sest on mingi teenus, mida teenus pakub. Meil on igal juhul olemas kas siis mingi IT lähedalt seisev isik, kes vähemalt Exceli paneb sinna üles, siis vaikimis on ka tema see andmehaldur, 3 komplekti. Sealt saab edasi liikuma hakata. No kindlasti võib oodata, et tekib valgustatud juht ja kes siis paneb kõik rollid ülevalt alla põhimõttel paika ja nii edasi, aga tegelikkuses kindlasti töötab ka see formaat, kui on olemas selline agar teenuse juht, kes saab aru, et tema teenuse andmed on kriitilise tähtsusega või väga suurt väärtust omavad ja hakkab ise seda sellist ämblikuvõrku punuma selle koha pealt või sellise keskmise kihi pealt, mitte see ei pea niimoodi, et kõigepealt tuleb kalal pea ära murda ja siis edasi seda süüa. Okei, aga ma tegin selle pildi nagu selliseks töövahendiks, mida kaasa võtta koolitust, et mõelge suvega see läbi, mõelge, mis artefaktid teil laual on, pange neile nimed, pange rollidele nimed, muutke tegevusi, käige selle pildiga ringi, katsuge kommunikeerida, kuidas see pilt peaks kokku tulema, et ma arvan, et see võiks aidata teid edasi. Ja veel kord siis meeldetuletus, et see juhise tekst ise ju ripub ka teil Moodle'is, seal on siis kõike seda, millest me räägime, ka pisut pikemalt lahti kirjutatud eesti keeles, mitte inglise keeles, nii et tasub seda ka kõrvale võtta, seda tekstikest. Siin, kui sa nii mainisid, siis alati ma kasutan võimalust teha jälle kompliment tagasi Statistikaametile ja Veiko Perensile, kes tegi ära ikkagi aastaga metsiku töö ja eestindas mõisted andmehalduses eesti keelde, sest et siiamaani vehiti ingliskeelsete materjalidega, millest iga lugeja interpreteeris seda omamoodi ja mingid ühiskeelt nagu ei saanudki tekkida. Et nüüd on need rollid, mõisted, ära just oli palju vaeva sellega nähtud, et see on vähemalt üks suur väärtus, mida mis propageerime. Nii, mul on teine pilt veel, et kui te siis tuleb vaja näiteks kellegiga suhelda, seletada, mida te teete, et kuidas väärtus tekib,
siis on selline mugav pilt kommunikeerida. Selle nimi on siis andmehaldus ja viib alati välja andmepõhisele juhtimisele. Tuletan teile meelde, siis andmepõhine juhtimine on see, kui organisatsioon suudab oma andmetest lisaväärtust luua ja selle, et ta ise on oma andmeid siis varana väärtustanud, eks ole. Ja siin on siis 6 protsessi, mis iga organisatsioon peab juurutama ja teatud inimesed oma ootustega. Et andmehaldus saab alles siis hakata toimima, kui keegi saab tegelikult ka nagu aru, et mis andmed vallatakse. Ehk mida tekitatakse, mida kasutatakse ja kuidas see väärtus peaks nagu tekkima. Keegi peab sellest sisuliselt põhjani aru saama. Tavaliselt ei ole üks inimene, sest need andmed on päris palju. Näiteks finantsandmed, näiteks mingid teenusandmed, näiteks mingid mis igas andmed, siis keegi juht ütlebki, et meil on siin 3 tarka inimest või 4, jagame kogu meie andmestiku 4 inimese vahel ära, nagu nimetame domeenideks, ja nad hakkavad siis selle eest justkui virtuaalselt vastutama. Ja selline tegevus tagab seda, et siis päeva lõpuks on kõigil andmestikel on omanik ja haldur. Ja see on selline esimene essential samm. Ja kui seda virtuaalselt tehtud ei ole, siis arvamismeetodiga ei saa edasi liikuda. See on nagu väga kriitiline. Ja kui see on tehtud, siis järgmine protsess, mis tekib, et me saame omanikud, kes valdavad sisu, saavad tegelikult andmed ära kirjeldada niimoodi, et ka teised saavad sellest aru. Ja see nimetab siis ontoloogiaks ehk mõisteteks ja siis kirjeldatud ja modelleeritud. Modelleeritud tähendab seda, et lihtsalt kirjeldatud mõiste on joonistatud pildi peale. Kui sa silmaga hoomad seda, näed ka kõrvalevad mõisted ja nende vahel siis seoseid, tekibki sellest nagu mudel ja see ei saa ilma kuidagi tekkida, kui siin ei ole neid haldureid ja omanikke, kes tegelikult need seosed ja mõisted siis ära kirjeldavad ja määravad. Kui meil on andmed kirjeldatud ja te õpite seda, siis järgmises ja järgmises plokis, kuidas kirjeldada vastavalt standarditele, siis me jõuamegi 3. koolituspäeva ehk andmekvaliteedi juhtimine. Kui te näete mõistest, et ei saa midagi juhtida, mida ei ole kirjeldatud, siis peale seda saame määrata ära siis andmekvaliteedi reeglid. Natuke hiljem seletan, mis see kvaliteedireegli ja ärireegli vahe on. Aga ütleme siis väga lihtsustatult öeldes, andmekvaliteedi reegel sätestab seda, mida nende andmetega võib teha ja mida nagu ei või teha. Et millisel puhul lihtsalt välja öeldes. Kui see on ära kirjeldatud, siis me saame öelda, et meil on mõned andmed, mis on juba päris hästi, me teame nende sisu, me teame, et nad on kirjas, seal on andmekvaliteedi nõuded peal ja neid samu andmeid tahaksid kasutada mitmed teenused, osakonnad või ka asutused näiteks riigis ja me nimetame neid siis põhiandmeteks ja nendele jääb üks omanik siis kuhugi asutus ja sealt minnakse siis XT-ga näiteks külge ja kõik kasutavad. Ja see on siis selline põhimõte, mida ta kindlasti on propageeritud, et on siis ühiskasutatavad põhiandmed on once only, ehk tähendab seda, et riik küsib ühe korra ainult andmeid. Seda võib teha siis põhiandmete haldaja või siis ka tema loa siis keegi volitatu. Ja teised siis juba loevad neid samu andmed, mitte ei lähe küsi kodaniku käest uuesti, mis su nimi on ja kus sa nagu elad. Kui see blokk on olemas, siis me tahame kasutada hästi hallatud, kirjeldatud kvaliteetseid andmeid teistest asutustest ja registritest, aga selleks on siis ka oma reeglistikud, sest et see võib-olla ka läheb käest ära, saab kätte need, kes ei tohiks saada ja nii edasi. Et siis tuleb teha reeglistik, kuidas andmeid jagatakse. Ja see siis tagab sellise lahendi, mis on teine ootus siis riigil ka OTi väljenditest, et andmed on nagu siis tarbijatele kätte saadavad sündmusteenustena. Võib-olla siis paljudel asutustel on täna lokaalse optimumi põhised teenused, aga õige oleks see, et need on kodanikupõhised, et kui mingi elusündmus või aspekt trigerdab mingisuguse sündmuse kodaniku elus, näiteks lapse sünd, siis see teenus jookseb läbi kõikide riigi vastavate institutsioonide asutuste. Rohkem infot ei küsita, aga lihtsalt näiteks, et kui sellel perel
on võimalik saada mingit toetust, lasteaiakohad, mis iganes, siis need toimuvad kodaniku jaoks automaagiliselt, mitte et ei peaks käima oma paberid näpus ühelt ukselt teisele, et selline on siis riigijuhtide soov täna. Ja oleks siis järgmine samm nii-öelda digiriigi arengus on ju, et ikkagi oleme ka nõus, et me oleme jäänud täna oma digiriigiga suhteliselt lokaalsete optimumide peale ja just asjad me täna ei toimi. Aga need ei saa toimida, kui ei ole siit algus lahti tehtud. Ja viimane on siis loomulikult turvalisuse tagamine siis TPO põhimõtted, et need on siis nagu asutuse kaitstud ja hallatud vara, nad on ka turvatud ja see tulemusest tekib andmepõhine juhtimine ja hakkab jällegi siis uuesti ring peale, mis siis konstantselt käib, sellepärast et elu ju muutub, tooted muutuvad, teenused muutuvad, optimeeritakse, inimesed on rohkem, selline ring kogu aeg käib pidevalt organisatsioonist ring. See on teine selline demo vahend teile kaasa anda iseendale meelespidamiseks ja kõikide oma stakeholderitega, huvilistega nii-öelda seletada ära, mis te tegelikult teete, mida on vaja teha ja miks üks või teine protsess peab olema selline või selline. Nii, loodan, et sellest pildist on teile ka tulevikus abi, mille leiate oma materjalide seest. Kas keegi on äkki küsimusi selle pildi kohta, et see on päris selline keerukas ja palju joodnud? Kas see kõnetas teid? Ei tahagi praegu arvamust avaldada, juurde küsida. See oli kas selge või täiesti keeruline. Nii, aga lähme siis nüüd teiega päris maailma, et siia me nüüd kõiki ei pea, siin juhid jäid juba maha meist, kasutajad jäid maha ja nüüd oleme siis nagu teiega nii-öelda päris maailmas. Nüüd tuleb paar keerulist pilti, mida peame ära kannatama, loodan, et te süvenete koos minuga ja võib-olla olete ka siis küsite aktiivselt kaasa. Ja esmalt räägime siis lahti selle andmehalduse kui tegevuse. Ja see andmehaldur siis, kellest praegu ka on meil enamus laua praegu ja omanik koos kirjeldavad siis ära mingisuguse valitud sisuteenuse, mida siis pakub see andmeomanik. Sellega seonduva protsessi ja või siis võtate infosüsteemi raames, et pole, aga igal juhul kõik nii-öelda seonduvad mõisted. Need tuleb lihtsalt ära listida. Hakkab füüsilistest objektidest, laud, liiats, paber, siis nagu orgaanilistest nagu klient ehk inimene ja mingi objekt ja subjekt. Panete lihtsalt järjest kirja kõik ja omanik ütleb, mis asi see nagu on. Et see on nagu auto, see on nagu maja, see on nagu tee ja nii lihtne see muidugi ei ole. Ja tegelikult natuke nagu alahinnataksegi, et ma siin olen rääkinud, nagu, et teeme mõistete sõnastikku, et mõtleks, mis sest nagu mõistete sõnastikust ikkagi teha, et igaüks saab ka ju ümbritsevast maailma objektist ju nagu aru, et see on nagu number ja see on, ma ei tea, tehing, see on klient ja see on leping, et mis nendega nagu mässab, et see on kaugelt näha. Et seetõttu ma olengi selle keerulisemaks mitte teinud, aga see on tegelikult keerulisem sellepärast, et seda mitte ei määra see mõiste objekti nimetus, vaid nende vahelised seosed ja tegelikult me nimetame siis suures mõistes ärireegliks. Ja ärireegel on üks nõue vastu seda mingit põhitegevust. Ja tegelikult peab öelda, et see ärinõue on pigem mingisugune määratleja või piiraja äriprotsessile, ehk et äriprotsessid ei ole vabad oma olemilt. Nagu te olete harjunud, et kui te IT-s töötate, siis teil on seal tohutud piirangud, et teil ei ole nagu õigusi näiteks. Ja see on ka ärireegel, et kasutajal nagu teie nendes töökohustustes ei ole õigusi seda vaadata, see on reegel ja see piirab teid, eks ole. Ja samamoodi piirab see kõiki andmeomanikke ja ärijuhte, kes tahavad kuidagi oma teenust pakkuda, kontrollida. Ja organisatsioon läbi siis reeglite mõjutab neid teenuseid ja siis juhi laual, kuidas ta tööd juhib. Ja ärireegel on suhteliselt keerukas asi, ta jaguneb oma olemid 4 kategooriasse
ja ta võib olla defineeritud kas mõistena ise, et mõiste subjekt ongi reegel, et näiteks me ei teeninda niisuguse inimesi on punkt, et see on mõiste. Või siis on mõistete vahelise seosena, et kui on üks seos, siis on teine ka täidetud, et reegel. No näide, et ütleme nii, et meie teenuse, et see subjekt ehk inimene, kodanik, võib olla meie klient antud ainult juhul, kui tal on vähemalt üks leping seos, eks ole. Mingi tegevuse piirangu käivitajana, et me ei saa lubada endale näiteks klientideks mingi piiranguga kliente või teenuseid või subjekte. Või siis on veel pikem, et ta võib tulla mingi tegevuse tulemusena. Et kogu teie ümbrus, kui te ringi vaatate, on täis siis neid ärireegleid ehk piiranguid ja need tulebki siis viia sõnastikku, et see on siis see peamine töö. Ja kui need reeglid on nagu ära kirjeldatud, siis alles siis me saame need nii-öelda mõõdetavaks andmekvaliteedi reegliks sõnastada, mille alusel alles siis me saame mingi IT ja arendusprojekti algatada. Et seda sammu ei või kindlasti vahele nagu jätta. Ja kuna ärireegleid on nagu väga palju päeva lõpuks, siis neid on juba vaja tööriistadega hallata ja saada aru, millal need omavahel konflikti lähevad kindlasti konflikti. Ja siin on siis vaja teha otsuseid, mille siis teeb loomulikult need ärijuhid ja teeb siis tippjuht ja siis need juurutatakse süsteemidesse. See oli nüüd selline traktaat siin, aga on hästi oluline siis ärireegel kui mõiste siis jätta siit kaasa võtta. Ja ma panin ka nagu sellise esimese protsessi pildi peale. Pildid on üks sama moodi üles ehitatud, siis on see PPM metoodika. See on siis selline protsessi nimetus. Siin on siis osalejad. Ja osalejad on erinevad alati, et näiteks selles halduses osalevad siis kõik 5 rolli. Sponsor, juht, omanik, haldur ja metaandmete analüütik. Ja suures plaanis on siis see koguahel, et sponsori töö on, eks ole, andmevarade omanike määramine ja selle gruppideks jagamine. Haldur ja omanik omavahel siis koguvad ja haldavad nõudeid vastu seda andmevara ehk seletavad ära, mis see nagu on. Nüüd mõistete sõnastik koos reeglitega istub siis andmehalduse juhi juures, tema vastutab selle eest ja kvaliteedi eest ja tema aitab ka siis omanikule nii-öelda mõistete mudeli luua ehk visuaalse graafi sellest, kus ta saab kontrollida, et kas ikkagi need reeglid, mis ma sätestasin, need on nagu loogilised, neid ei ole liiga palju, et ennast nagu ära ei ole piiranud, eks ole. Ja nüüd, kui selline mõistete tase on tehtud, minnakse siis samm sügavuti, öeldakse siis ka andmetele kirjeldus, mis siis tähendab seda, et kus nad asuvad, millest nad täpselt koosnevad, mis tüüpi need andmed on ja nii edasi, mis on siis terve teadus sinna osakusasse, kuidas see hierarhiasse satub. Ja kui on andmed kirjeldatud detailis, siis me võime ka panna siis andmekvaliteedi reeglid nagu nende nõuete peale, mis siis omanik on kirjeldanud ja tagasi läheb siis andmehalduse tegevuskavadena tippjuhi lauale, sest tema peab tegema siis otsuseid, üks või teistpidi leidma raha juurde, muudatusi organisatsioonis ja nii hakkab see ring siis nagu käima. Nii, et siis andmehalduri vaadet lubasime täna pidada, et teie töö on siis koguda nõudeid ja saada aru nõuetest, esitada ettepanekuid sõnastiku poole ja teie siis tagasi tulnud kinnitatud mõistele ja reeglitele teete peale andmekvaliteedi reeglid, aga osalejate loomulikult ka andmete kirjeldamise protsessis, mida teil õpetatakse siis. Aga kindlasti ei ole vaja hakata kõik jälle nullist selle puhul siin üle tegema või uuesti tegema, et kindlasti on päris palju infot ja materjali olemas seal samas kirjelduse päeval järgmisel nädalal räägime ka sellest, et kust juba leida midagi, mis tehtud on olemas sõnastik, on olemas andmekirjeldust ju andmebaasides sees ja nõnda edasi, et see esimene pilt ongi ju selline päris kõrge tasandi, helikopteri tasandi pilt sul siin, et detaile tuleb järgmiste päevade jooksul siia veel juurde. Ma arvan, et siis saate ka selgust sellest, et
see asi meil tegelikult juba kuskil on olemas ja nüüd me saame ta lihtsalt ära kasutada siin protsessis. Astume sammu sissepoole, vaatame äkki see siis haagib paremini. Vaatame siis selle mõistete mudel, et see igal juhul algab mingist asutusorganisatsioonist, ta teeb igal juhul oma mõistete mudeli. Ja see ongi sama ärisõnastik ja kasutatakse siis visualisatsiooni, kuna neid seoseid seal peal on väga palju ja see pilt on väga kirju, keegi inimene oma pilguga seda ei hooma. Ja meil on siis niimoodi, et kui ta on väga detailne pilt, siis nimetame seda nagu ERD, Entity Relationship Diagrammiks, mis on ka infosüsteemide arendamise aluseks, aga kui me tahame sellist nagu ärijuhtide ja omanikega rääkida, siis me viskame sealt selle detaili minema ja saame siis sellise kontseptuaalse mudeli, et ei näidata mitte seal nagu tabeleid päris, vaid pannakse mingi äridomeenidena mõisteid, nagu klientleping, toode, teenus, tehing. Ja see aitab siis orienteeruda selles rägastikus. See mudeli toomine on veidi lihtsam, et siin andmeomaniku sisendi ja halduri panuse peale see tekib. Et põhimõtteliselt siis andmeomanikul on igal juhul mingi hulk, kas siis piiratud või piiramatu hulk sõnastiku mõisteid. Ja haldurid lihtsalt küsivad ta käest ja teenusjuhtide käest, et kas saime õieti aru, et see on niisugune asi, kas saime õieti aru, et seda asja kasutatakse seal ja seal ja seal, et sellel on niisugused piirangud, et lihtsalt nagu räägivad nagu haldurile ja haldur siis katsub seda mudelina joonistada välja ja seosed leida, kuni siis omanik ütleb, et ja, ma saan aru küll, et see on nüüd see ja see mõjutab seda, see reegel on see ja see pilt sobib, ma loen seda ja see äri olemusele vastab, ta läheb sellisesse mõistete mudeli kinnitusse. Ja selle väärtus on siis see, et kui omanikega see töö ära tehakse, et nad need reeglid, mõisted ära modelleerivad, siis kõik järgmised nõuded, näiteks, et kui keegi tahab midagi muuta või uut asja teha või IT-le nõuet esitada, siis see alati toimib selle mõistete mudeli pealt. Et ei tohi nagu rääkida selles keeles, mille kohta mõisteid ei ole olemas ega seoseid. Ja IT oskab seda mudelit väga hästi lugeda, see lihtsustab nende tööd ja nad ei tee siis nagu valet asja, et nad näevad, et need asjad on niipidi piiratud, need on niipidi piiratud ja mida korralikum see mudel nagu on, seda parem. Seda mudelite kihte võib hästi palju olla, nad on ka hierarhias, need on grupid, et selleks ongi vaja ka need modelleerimistarkvara, kes siin kellelgi oli Sparksi Enterprise Architect, kes suudab kõik need mudelikihid nagu ka äri kontekstis lähtuvalt välja joonistada. Nii, et see modelleerimine käib hästi käsikäes siis selle sõnastiku loomisega. Sõnastik on nagu loend, on ju, hakkab võib-olla kuskil tikist ja pihta ja siis modelleerime. Kas siia ongi leid küsimusi äkki? Saite aru, mis on siis mudel ja kontseptmudel? Nii, nüüd tuleb see sõnastikku hallata. Mäletate, kes siis sõnastikku haldas, eks ole? Sõnastiku eest vastutas andmehalduse juht. See tuleb tema juurde tagasi. Et sõnastik ei tohi jääda liiga alla organisatsioonis, sest siis keegi ei kasuta. Et kui kellelgi ei ole jõudu sundida IT-arendusi sõnastiku kasutama, siis see on tühi töö, siis seda ei tohi teha. Ja selleks, et siis üldse sõnastiku saaks luua ja keegi sellega arvestaks ja kasutaks, siis ongi nagu selline protsesside osa hästi oluline, mida juhid oma organisatsioonis teevad. Ja siia siis me rääkisime ka, et siis lähevad nagu andmekvaliteedi reeglid siis peale. Aga vaatame seda natukene pildina, siis see pilt on juba keerulisem. Et siin näete, siis siin on fookuses on andmehalduse juht, keda meil oli 1 või 2 meie seltskonnas ja see algab siis andmeomanikust. Võtame siis mingisuguse, leidsin mingi huvitava mõiste, ma lugesin mingi materjali. Ja vaatame, et tuleb mingi andmeomanik, teil tuleb hästi palju ehitist registrist näiteid järgmine kord. Ma leidsin niisuguse mõiste nagu kergliiklustee. Vaatame, et keegi tuleb, ütleb, et ma tahan mingi pärast defineerida mõistet näiteks kergliiklustee. No võt. Ja siis selleks tuleb minna siia andmehaldurite juurde, kes süsteeme, baase ja kõigi teisi asju vaatavad ja hakata arutama, mis asi see kergliiklustee on. Esimene küsimus on see, et kuule, kas see siis on nagu jalgtee või?
No ei ole, aga see on nagu rattatee siis äkki või? Kas ta on nagu autotee osa või kas ta on eraldiseisev? Küsitakse neid küsimusi, leitakse mingi kokkulepe siit näiteks, et mis see andmeomanik arvab, et sarnast asja ei ole ja minnakse siis andmehalduse juhi juurde põhimõtteliselt ettepanekuga uue mõiste loomiseks, aga niisama sõnastikku täiendada ei saa, tuleb siis otsida, kas sellel mõistel on ülemmõiste. Et siin võib tekkida küsimus, äkki kergliiklustee ongi ülemmõiste näiteks jalgrattateele, jalgteele või siis muule teele ja kus võib toimuda pakkumine, et okei, las ta siis olla ülemmõiste, siis tuleb minna vaadata ikkagi teenustes ja protsessides, et kust seda nagu kasutatakse. Kas näiteks kergliiklustee on kuskil liiklusseadustikus sees juba, kas ta on mingite protsessidega tuvastatav on ja kas tal on mingid kuskil mõisted ja kuskil juba kirjeldatud on, tullakse selle teadmisega nagu tagasi, et see sõnastik tuleb täiendada selle ringiga, et ta on käinud nagu päris teenustes ja kuskil suurema ringi peal ära. Ja kui seal on puudusi seostega, siis tuleb need ära kirjeldada, kui tekib teisi seoseid. Ja nüüd, kui see ring on ära tehtud, mis on siis juhi vastutada, et see oleks kvaliteetselt sõnastatud mõiste, tuleb tagasi siia haldurile, kes siis kirjeldab ära need seotud ärireeglid oma siis kontekstis ja lähevad ka reeglid sinna hiljem sõnastikku, lähevad siis mudelisse, nagu me rääkisime eelmisel pildil ja minnakse siis edasi IT jaoks andmekvaliteedi reegleid looma, mõõtma ja uuesti sõnastikku panema, alles siis saame öelda, et korrektne sõnastik. Et kui ma siin kokku võtan, aga näete siis, kui mitu korda käib see sõnastiku täiendus nagu ära, siis juhi juures on 4-5 korda, et ta korjab siis omanikult haldurilt esimese sisendi, korjab äridest ja teenustest ja muudalt teistelt stakeholderitest sisendi, korjab seoste sisendi, reeglite sisendi, kvaliteedinõuete sisendi ja siis saab öelda, et see on korrektne sõnastik. Ja selline töö siis käib protsessis selle sõnastikuga pidevalt ringi. Ja see kvaliteet väga otseselt on seotud sellega, kuidas andmehalduse juht on suutnud protsessi paika saada, et ta saab vajaliku sisendi, et sellest üle ei sõideta, et see kuskil omanik üldse tuleb selle mõistega siia laua taha, et võtate lihtsalt kasutusele ja nii edasi. Et nendel inimestel seal üleval ei ole hoopis kolmandad mõisted, eks ole, mida pole kuskil kirjeldatud ja IT ei mõtleks üldse jumal teab mida välja. Et see on selline keeruline pilt. Kas ma siis vaikselt edenen edasi selle protsessi kirjeldustega, mis on siis raskem pool täna. Ja võtame järgmiseks lauale siis sama arendusnõuete haldus. Et arendus on, kui me teeme oma põhiteenust, mille kasutus on ette pandud tegema, siis tekib mingisugune arendusvajaduste loend, nõuded tekivad. Ja need tuleb kokku koguda ja ka nende nõuete loendi eest, mis käib vastu andmestikke, peaks andmehalduse juht vastutama. Ja see hakkab niimoodi, et need äriprotsesside juhid, kes siis pakuvad mingit teenust kodanikule või kellegi teisele, et nemad siis kirjutavad ära oma vajadused nagu kasutuslugudena. Ütlevad, et vaata, et mul oleks vaja, et nende asjade juhtuks see asi, et need oleksid mul käepärast, nii edasi, või tahab korrutada, riita lahutada. Ja nad kirjutavad ka siis sinna nagu vastuvõtu kriteeriume, et millistel juhtudel tingimustel siis see on nagu, olen rahul selle nõudega. Ja need lähevad siis andmehaldurile nagu selliseks eeltööks, et nad analüüsivad selle läbi, et kas seda on võimalik teha, palju umbes maksab, kas üldse on see sisu olemas. Ja enne kui ta läheb siis sinna nõudele kinnitusse. Ja need lähevad siis sinna nii-öelda arendusprojektidesse nõuded kokku, keegi katsub neid veel ühildada, võib-olla siis pragmaatiline olla, maha tõmmata neid. Nad lõpevad üldjuhul ikkagi tänapäeva siis suurema IT-projektina, ega siis nagu päris ise nagu ei tehta, aga kui on asutuses ka nii-öelda sõnastikupõhised analüütilised iseteenindusvahendid, siis Tableau Power BI siis saab ka ise lahendada päris palju nõudeid, näiteks mis puudutab aruandlust ja analüüsi, saavad lõppkasutajad ja isegi andmeomanikud ise ära teha. Et see nagu viib selleni. Süsteemne lähenemine, umbes samasugune
protsess käib ka teiste nõuetega, mis käib vastu rakendusi, luuakse mingi infosüsteemi osa ja osalevates organisatsioonides andmehaldurid ja arendajad teevad seda nagu koos, see on siis ühe pildi peal vaadates korraga rakendust ja andmeid. Et siin on siis pilt ka selle kohta, et see äriprotsessi juht, keegi siis vastutab mingi teenuse eest, miks asutus ellu on kutsutud, tal on mingi esmane vajadus, ta tahab midagi muuta, midagi teha, luua juurde, ära kustutada, korrutada, jagada. Ta paneb need igal juhul siis andmehalduri lauale, oletame, see on mingi lihtne päring, ta tahab mingit raportit saada millestki. Ja andmehaldur loomulikult alati igat vajadust testib vastu sõnastikku. Kas see, millest me räägime, kas see on juba meil kirjeldatud, kui mis mahus kirjeldatud, mitu korda ta on käinud sealt andmehaldusjuhi juurest läbi. Ja kui ei ole, eks ole, siis tuleb igal juhul minna sinna omaniku juurde, öelda, et mingi äriprotsessi juht tahab mingit uut asja hoopiski, et me pole seda kunagi käsitlenud, kus ta sai selle üldse. Ja hakkab siis pihta see eelmisel pildil on protsess, kus sekkub siis andmehalduse juht, kes määrab selle omaniku sinna, võtab siis selle spetsifikatsiooni, tehakse siis see mõiste nagu juurde. Ja kui mõiste on tehtud, siis ta jõuab nii-öelda, minnakse tagasi ärijuhi juurde, täpsustatakse asju veel võib-olla uue mõiste raames on ju, ja siis kantakse nõue nagu registrisse. Kui juhtub ikkagi, et see sõnastiku lisamine on ikkagi väga suur töö, et oletame, et ta tahab informatsiooni mingist niukesest andmetest, see teenusejuht, mida ei ole üldse olemaski näiteks selles asutuses, et tuleb kuskilt nagu väljast hankida või luua või arendada üldse mingi infosüsteemi muudatus suur, et seal tuleks näiteks kodaniku käest küsima hakata või et siis tehakse sinna vahele ikkagi nagu tasuvusanalüüs ka, et kas me teeme sellise sõnastiku muudatuse üldse nagu ära ja sellega siis andmehalduse juht nii-öelda siis vastutab, et kas selle eest nagu on üldse olemas sellist finantseerimist või eelarvet selliseks muudatuseks. Ja on ka õigus siis nõue tagasi lükata, nagu te näete, see on siis mitu kohta, kus siis võttis organisatsioon vastu otsuse, kuigi tellimus tuli, et ei, et meie andmestike ja andmete skoop on täna selline, see on liiga kallis, me lükkame siit tagasi või siis ta läheb arendusnõuete registrisse ootama siis oma katusülesannet või suuremaid asju, kui läheb otse IT-projektideks töösse. See oli siis nõuete haldus. Kas kellegi tuleb selline protsess tuttav ette? Kas keegi on äkki puutunud kokku IT-arendustes sellise sarnase protsessiga? Ja siis astume veel sammu edasi, võtame veel ühe keerulisema protsessi. Nüüd on siis kvaliteedireeglite gruppi oleme jõudnud. Ja kvaliteedireegel, nagu te mäletate, on siis järgmine samm ärireeglist ehk nõudest. Ja temaga meenutama juba tema väga mõõdetav on ja kui kvaliteedireegel on sellises ärilises keeles selgitus pigem või mõiste või nõue, siis kvaliteedireegel on juba väga spetsiifilise ehitusega, sest räägitakse teile kolmandas plokis. Seal on siis omad tolerantsid, piirmäärad sees on ju, millele peab vastama, ta on see tehniline kirjeldus. Ja selle nimekirja eest ka siis andmeomanikud nagu vastutavad sellepärast, et iga kvaliteedireegli rakendus nõuab investeeringuid, kas siis töömuudatustesse või IT-süsteemidesse. Ja ütleme, ükski organisatsioon ei ole nii rikas, et kõiki andmekvaliteedireegleid ära parendada, et sellele puudub nagu mõte. Ja sellepärast ongi vaja neid prioritiseerida ja järjestada ja olla teadlik, et meil need asjad nagu on. Ja saab ka öelda need piirmäärad, et meil on okei. Kui kolmandatel inimestel on isikkood näiteks puudu, siis me saame hakkama nime järgi näiteks, selle parandamine oleks väga kallis näiteks, nagu utreerisin praegu. Ja siia tuleb ka siis see, mis me täna puutusime, meil üks grupp, millest ma vähe rääkinud on andmesisestajad või nagu klienditeenindajad, kes siis saavad tegelikult mingite kindlate reeglite järgi jälgida ja teha massi ja üksikparandusi. Vabandust. Nii.
Ja nemad teevad päris suure töö selle parandusega, aga reeglid tulevad nende lauale lausa siis nõuetena, et parandage ära näiteks inimestele, kellel on aadressid, isikukoodid puudu, helistage neile, leidke üles inimene, tehke see korda. Ja siiagi siis IT võimalikult palju kasutud. Vaatame siis ka seda protsessi ennast. Nii, see on siis siin üles joonistatud meile. Et andmeomanik siis alustab andmekvaliteedi reegli kirjeldamisega. Ta ütleb, et näiteks, sama lihtne näide, et meie teenuse klient saab olla, meie asutuse klient saab olla see kodanik, kellel on vähemalt üks teenus. Reegli ja tutvustab seda reeglit omanik tegelikult siis organisatsioonile. Sellepärast, et iga reegel siis piirab organisatsiooni tegevust, et näiteks, et keegi tahab GDPR-i raames, võib-olla ei ole hea näide teile, aga keegi tahab näiteks mingi kodanikuga või kliendiga suhelda, saata talle mingit materjali, turundust, reklaami ja kui tal ei ole ühtegi lepingut kehtivat organisatsiooniga, ta ei tohi seda teha. See on piirang, müük kahaneb. Seetõttu, et me lihtsalt ei pilluks huupi reegleid organisatsiooni, ta peab minema propageerima seda teiste teenuste, toodete ja võib-olla juhile. Ja selleks on ka nagu ärilise tasandiga selline andmekvaliteedi reeglite register, kus me nagu näeme neid nõudeid, et okei, see on keelatud, see on keelatud, see on piiratud, see on piiratud, et kui keegi arendab uut nõuet või toodet, siis kohe nendega jälle automaatselt ei läheks konflikti. See on siis asutuse juhtimise printsiibid sees. Aga kui see reegel on tutvustatud, siis see läheb nii-öelda juba halduri lauale ja tema siis kirjeldab ära sellele reegli mõõdikud, et milliseid kvaliteeditasandid on lubatud, mis on piirmäärad, mis on tolerantsid, mis perioodis seda peab nagu mõõtma, kirjeldab ära ja läheb eraldi registrisse, mis istub metadatasüsteemides, nimetatakse siis andmekvaliteedi mõõdikute registriteks. Ja siit edasi siis, kui see on nagu selge ja lihtne, läheb kohe siis infosüsteemidesse üldjuhul, kus ta juurutatakse, mingi väljaläbemast kontrolli peale, et ei tohi näiteks vanus olla 4-kohane number või 2-kohane ja siis selle sama mõõdiku alusel andmehaldur teeb siis loob süsteemid, kuidas ta periooditi mõõdab neid andmeid, vastu neid reegleid, teeb eraldi süsteemi, kuidas iga öösel nendest käivituvad, annavad talle siis andmekvaliteedi raportid mingis perioodis, kui ta siis ütleb, et kas need andmed, mis on nõude järgi on korras või kui ei ole, siis ta hakkab nagu uurima, et millisel põhjusel, kuigi me tegime reegli, kuigi IT nagu tegi muudatused, miks ikka korras ei ole. Otsib üles, kust tulevad ikkagi vead baasi, et kust sai see 4-kohane vanus, kust sai Tallinna linna Stockholmi nimeline tänav ja nii edasi, eks ole. Ja kui seal on varianti, siis minnakse nagu käsitsi parandatakse ära see Stockholmi tänav Tallinnas, et seda, aga tekib uuesti kuskilt, et see on siis, kogu aeg meelde mulle Veiko Berenseni mõistatus, et ta ei tea, kus tekib Stockholmi tänav, kus see tuleb. Aga jõuab siis tagasi sinna, et mõnda asja nagu ei saa teha või on juurpõhjust vaja muuta, mis on mujal. Ja siis siit tehakse nagu muudatusettepanek tagasi andmeomanikule, ütleb, et sa pead mingit reeglit muutma ja minema uuesti ringile propageerima. Et selline ring käib kogu aeg organisatsioonis ringi, et keegi ütleb, et teeme niimoodi, see on piirang, nõustutakse, mõõdetakse, IT teeb lahenduse, kontrollitakse, otsitakse, kas see põhjus võiks mujal olla, tehakse jälle muudatus. Ja see ongi see siis põhitöö. Kuidas andmekvaliteet hakkab siis pika peale nagu paranema. Nii, kas selline protsess on kellegi majas juurutatud? Ükski käsi ei tõuse praegu. Käsi ei tõuse praegu, on ju. Eks ta mingil kujul ikkagi on see, et ju veana tuleb üles. Tähendab, et siin oligi siis see küsimuse vahe, kus me küsisime seda maturity't, et need, kes ütlesid, et on reaktiivsed, nemad siis saavad aru, et mingi hulk andmeid on halvasti, avastavad selle, see on siis reaktiivne, hakkavad siis seda nagu parandama
ja proaktiivne tähendab ennetav on siis see, et andmeomanik on pidevalt siis nagu reegleid ette andnud, mida siis andmehaldur tegelikult ka nagu mõõdab ja piirmäärad on kokku lepitud, et kui tekib nagu viga, siis kõigepealt vaadatakse, kas see jääb äkki meie tolerantsi piiridesse, et mõne inimesel on aadress puudu, on sama nendega või siis ei jää, et sealt jookseb näiteks siis selge piir selle ennetava ja reaktiivse vahel. Nii, kes te kätte ei tõusnud praegu kommentaarideks, siis vaatame edasi. Nii, see on siis andmekvaliteet, üks oli siis eelmine oli reeglid, nüüd on nagu see kvaliteet ise. Ja sest siis nagu siis korrapärane andmekvaliteedi mõõtmine tekitabki siis mõõtetulemuste registri, et sealt otsitakse anomaaliaid, et selle eest vastutab andmehaldur. Et need võib-olla siis ei saa, need case'id on veidi keerulisemad, ütleme, et ma siis näited võib-olla võtaksin oma kunagist tööandjalt siis Eesti Energiast, et eks ole, et nendel siis on väga palju tootmisprotsess on väga suur, mõõdetakse näiteks maa alt tulevat põlevkivi, tema niiskust, millist ta on lubjakiviga läbi segi, siis mõõdetakse, kuidas teda nii-öelda puhastati, millist kütteväärtust ta nagu andis ja siis pannakse kõik need nagu nende kõik andurid, mis siis seal peal on, annavad siis oma infot välja ja siis kombinatsioonis vaadatakse siis igat punkti eraldi, kas see niiskusmõõtur näiteks, kui suures vahemikus tema eksib, on ju, siis need asjad lähevad ka katki, eks ole, et siis selline andmekvaliteedi mõõtmine näitab näiteks tootmises, et seal on mingisugused masina või tehnilised rikked, mida tuleb nagu ära vahetada. Ja siis kahjuks on ka, sama Eesti Energia näitel on ka inimese tegur mängus, et mingitest kanalitest, näiteks kui me võtame mingi õlitootmisega, tekib huvi inimestel kui töötajatel varastada ettevõtte tagant ja ka selline andmekvaliteedi korralikult mõõdet tulemust näitavad ka vargused tegelikult välja, sest pikas pildis tekivad anomaaliad, eks ole, mida siis juhid jälgivad. Ja see haldur siis korraldabki selle mõõtmise ja esitab siis need andmehalduse juhile probleemide põhjuste analüüsidega ja mis välja nagu tõin siis, et kui on väga tugevad juhid, siis nad seovad andmekvaliteedi mõõdikud ka tegelikult organisatsiooni strateegiliste mõõdikute KPI-dega ja esitaks juhtkonnale, et siis siit on see näide mulle, et siis Eesti Energia juht Ando Sutter ikkagi vaatabki õli väljastamise andureid nagu anomaaliad sealt ja sealt on nagu KPI-na näha siis, kas on kõik korrapärane on või on nagu mingid kaod, mida ei peaks nagu olema ja need on mitmes kohas, et ma ei tea, kas teil kellegi on veel vaja võidelda selliste vargustega või anomaaliatega oma asutuses, aga üks igal juhul väga efektiivne vahend on see ühildada andmekvaliteedi mõõtmisega. Nii, see pildina näeb välja selline, et siis kvaliteedi mõõtmises osaneb loomulikult haldur, on andmehalduse juht ja metaandmete analüütik, kes suudab tegelikult ka IT-süsteemidesse need mõõdikuid panna. Tuleb siis see reegel, mis tuleb seadistada registrisse, tuleb aruanne põhi, andmehalduse juhi poolt on ja kes siis seob ka selle tulemise KPI-dega. Nüüd paigutatakse IT-süsteemidesse, jälgitakse mõõdikuid, parandatakse ja raporteeritakse siis juhile vastavalt perioodiga. Et loomulikult see on juba selline fun pool, kus saab nagu mõõta, järeldusi teha. Nüüd aru saate, et eelmised protsessid peavad olema ikkagi nagu juurutatud organisatsioonist, enne kui selline väärtuse või tulu kasu mõõtmine hakkab võimalikuks saama. Nii, siit pausi me tegime ära. Vaatame siis andmekvaliteedi probleemide lahendamisele peale. Et nüüd siis tekib see raport, kus siis on mõõtetulemused käes meil, mille eest omanik vastutab. Ja nüüd me siis oleme seadistanud infosüsteemidesse ära reeglid ja mõõdame neid. Ja nüüd siis andmehaldur peab tegelikult siis ebakvaliteetse andmete põhjused üles otsima
ja omanik hindama nende probleemide mõju organisatsioonile ja andmeomanik tegelikult peab siis alustama parendusprotsessi ja algatama vastavaid organisatsioonilisi või IKT projekte, et see on nagu tema kohustus, ei tohi neid nagu välja istuda. See protsess on veidi keerulisem, see algab siis probleemidega algandmetes, et siis raportid tulevad siis halduri käest ja tehakse siis nii-öelda juuranalüüs, otsitakse põhjusi ja juurpõhjused lähevad siis probleemi mõju hindamiseks nii-öelda andmehalduri ja andmeomaniku lauale, kus algatatakse siis vastav andmekvaliteedi parendamise protsess ja siia siis sekkub ka andmehalduse juht, kelle laual on nii-öelda projektid ja raha, kes siis annab võimaluse siis nende prioriteerimiseks ja loomiseks. Aga andmeomanikul on jällegi õigus neid põhiprioriteete määrata, et tema siis ütleb, et millises järjekorras vajab organisatsioon neid muudatusi ja siin on ka võimalus veel, et andmetöötleja saab mingeid asju käsitsi ära parandada ja loomulikult on ka mingi hetk kuskil, kus otsustatakse siit, et see mõju ei ole piisav, et me ei pane sinna raha alla, et las ta olla, et me oleme teadlikud sellest, aga nagu kaugemale ei lähe siit. Nii, nüüd me oleme ka siis probleemid lahenduse pakkunud. Nii, nüüd me oleme, ütleme nii, koerast üle saanud, eks ole, et see oli viimane siis selline keerukas kvaliteedireeglite juhtimine organisatsioonis, et see tuleks nagu korra teil siis üle vaadata, läbi mõelda, enda jaoks läbi arutada, mis teil on siit kaasa võtta. Aga me ise lähme edasi nii-öelda siis järgmistele sammudele, mis on natuke lihtsamad. Ja järgmine plokk on põhiandmed, et põhiandmete kirjeldamine ja haldus. Nagu te mäletate ühe pildi pealt, siis need on hästi kirjeldatud, olulised, risti jagatavad andmed, mida kõigil on vaja ja kvaliteet olema tagatud. Ja nende eest siis vastutavad andmeomanikud, et ka põhiandmed määratakse mingile omanikule, et see ei muuda asja, et neid mitmest lähtest kogutakse, vastutaja on alati üks. Ja põhiandmed on alati siis üle valdkondade, üle organisatsioonide, üle riigi näiteks. Kõige tihedamalt räägime klientidest, lepingutest, asukohtadest, varadest. Ja ongi mõistlik need siis organisatsioonil ühte kohta koondada ja nende kvaliteeti hallata kui tervikut. Neid siis inglise keeles nimetatakse master data või mastering the data. Ja just nimelt ühises andmestikus on ka lihtsam ja odavam seda kvaliteeti tagada ja nii-öelda siis väljastada kõigile samaaegselt see õige informatsioon, et andmekvaliteedi blokis te räägite ka nendest dimensioonidest, mis andmekvaliteedi juures saab mõõta, nagu 9 tükki. Ja nagu siis selline kokku koondatud master data lahendab väga palju kvaliteedi probleeme korraga ära. Ning, nii. Vaatame siis siit, kuidas see käib, on ju, et äriprotsessid ütlevad, see tuleb nagu välja, et me kasutame samu andmeid, mitmed teenused kasutavad näiteks samu kodanike või kliendi andmeid ja sellele määratakse siis andmejuht määrab eraldi omaniku, näiteks on kliendi andmete omanik ja muu protsess on tegelikult nagu sama, ehk andmehaldur kirjeldab ära ka siis põhiandmete mõisted, seosed, reeglid, piirangud, mida omanik peab kinnitama ja ka andma siis hinnangu, et kas siis meil tänane kvaliteet on hea või halb, et kas tuleb siis täiendavaid andmekvaliteedi reegleid ja mõõdikuid rakendada, nagu me siin eelmistes detailprotsessides vaatlesime. Kui jaa, siis tuleb teha parendusprojektid IT-st, mida omanik ise siis initsieerib. Siis jõuavad siis ühisesse põhiandmete baasi ja siit on väga oluline koht veel, et siis andmehaldusjuht koos äriprotsesside juhiga peab tagama, et tekiks ka põhiandmete kasutamiseks eraldi kord. Et see ei ole niimoodi, et
et me kogume need kokku ja siis see muutub kõigile nagu kättesaadavaks automaatselt, et samamoodi turva, GDPR, muud reeglistikud, nõuded on tegelikult palju kõrgemad veel kui lokaalsetel andmetel, sest riskid on suurem. Ja selle siis ühisandmete peamine tulem on, et andmed ei dubleerita ja ta on ühiselt kasutatavad. Kas keegi oskab mõne hea näite tuua oma asutustest, mis on selline ühiskasutatav andmestik, andmebaas, mis ei oleks nii-öelda, kas otseselt kliendi või lepinguga seotud, et mingi selline põnevam, mis te olete teinud selle ümber tööd? Ei ole kellelgi sellist head näidet ühisandmetest. Siis äkki loodatavasti tekib, et saate panustada siis Google'i ühisandmestesse. Nii, 10. protsess on andmete jagamine. Et nüüd siis olete kõik kasutuses ära teinud, oma supertöö, kõik on teil mõisted kirjeldatud, reeglid kirjeldatud, kvaliteetreeglid kirjeldatud, mõõdetud, olete õnnelikud ja uhked oma andmete üle ja loomulikult, kus on midagi kvaliteetset, siis tekib soov seda kasutada. Ütleme, siis on selline sündmuspõhine teenus. Ja nüüd tuleks siis realiseerida see asutuste või protsesside vaheline soov, et kuidas siis neid jagada läbi avalike sõnastike. Ja sellest vastutab siis andmeandluse juht. Ja siis on väga oluline, et nüüd see, mis te jagada tahate, et igal juhul need nõuded, mille alusel ja mida, baseeruksid samamoodi ärisõnastikul ja andmekirjeldustele. Ja kui siis keegi organisatsioon jagab andmeid, tuleb alati siis selle organisatsiooni sõnastikus ka viidata ja mudelis kajastada. Ehk kui te hakkate mingeid andmeid endale sisse saama, siis te virtuaalselt peate ka oma enda sõnastikes ja mudelites neid kajastama. Muidu see jääb väga IT-kõhtu ja keegi ei tea üldse, et neid andmeid jagatakse ja koostatakse, aga nad on nagu teise nii-öelda tähistega märgitud, näiteks mudelites teise värviga, te teate, et need on meil kasutatavad andmed, aga meie neid andmeid ei oma, aga nad on meil kirjeldatud. Ning siis siin on ka siis metadata skännerid, kes aitavad nii-öelda neid andmestruktuuride ja seoste muudatusi jälgida, et ütleme, et kui andmed on kuskil põhiandmestikest mujal, mis te kasutate, on väga oluline, et see info jõuaks teieni, et need põhiandmed muutusid. Et seal on ka automatiseerimine nagu hästi oluline, et teil ei oleks üle hommiku see protsess katki, mis te olete teiste andmete peale nagu ehitanud üles. Ja protsess ise näeb välja selline, hakkab siis kuskilt mingisuguse teenuse või äriprotsessi juhiga pihta, kes siis ta soovib jagada oma andmeid või siis on leidnud kuskilt mingit teistest asutustest või riigist või avalikkusest on leidnud mingeid andmeid, mida ta tahaks ka oma organisatsiooni protsesside sees kasutada. Et te olete nüüd siis hästi kursis sellega, et meil on riigis on siis avalik sõnastik, RIHA, ja selle võib olla väiksem poeg või tuletis, mis on lokaalselt mõeldud, on rihake. Ma küsin praegu, kas see rihake on juba valmis saanud? Ott rääkis sellest enne jah, et selle aasta jooksul. Et on lootust, eks ole. Et rihake on see, mis aitab nii-öelda skänner ettevõtete tasandil ja peab ka siis sidet rihaga. Et täna ikkagi me oma töö käigus saime aru projekti käigus, et avalikkuse või avalik sektori rahulolu riha täna sõnastikuga ei ole piisav, et seda kasutatakse nii-öelda formaalselt täidetakse ära, aga ta ei püsi õige ja keegi ikkagi nagu seda sisendina ei usalda, et ta on selline, on kah nagu sõnastik, millestki hea, aga mitte piisav. Aga kui siis see leitakse nii-öelda kas siis läbi riha või rihakese see ühisjagamise koht, tuleb igal juhul teha siis leping andmete jagamiseks, et keegi ei saa niisama lihtsalt otsustada, et okei, tahan neid kasutama hakata, see tuleb siis leping sätestada omanikuga ja omanik garanteerib lepingu alusel, kuidas ta neid andmeid siis nagu õiget hoiab, kvaliteeti garanteerib ja ka muudatusi teile raporteerib. Ja siis on see võimalik. Aga siis sissepoole vaadates toimub niimoodi, et samamoodi nagu siis sisemiste andmetega
ka väljast kasutatavatele andmetele andmehalduse juht määrab eraldi omaniku sisse, kes siis seda nagu kasutab. See oleks sama äriprotsessi juht, et nagu big deal on virtuaalselt ja leitakse samamoodi talle andmehaldur, kes siis need uued andmed ära kirjeldab, eks ole, ja lähevad ka siis nii-öelda metaandmete tasandile ja pannakse siis rihakesse nagu tagasi. Ehk et te peate siis raporteerima nii-öelda, et need uued andmed, mis te siis võtsite mujalt, et teie neid kasutate, seda ka nagu rihake ootab tagasi tulevikus. Täna sellist rihasse nagu väga ei jõua. Ja kui see siis nagu on heaks kiidetud, et jah, me omanik on leitud ja on nõus jagama neid, siis siin on veel otsustuskoht, et kas need on siis uute andmetega, et kas siis need kvaliteedireeglid nagu teeme nagu ise endale ja paneme mudelisse või siis ei ole uute andmetega, siis see läheb lihtsalt andmevahetusprotokolli ja läheb siis lepingu järgseks täitmiseks. Et aru saate, siis see protsess on kahte pidi, ühe pildi peal on mõlemad, et siis kui teie tahate kasutada kellegi teise andmeid või te tahate oma andmeid nagu välja anda kasutamiseks. Et igal juhul, mõlemal juhul siis jääb konkreetne leping seda nagu reguleerima. On oluline, et teie oma enda mudelitesse ja mõistetesse need ära kirjeldaksite ja te võite ka teha eraldi oma kvaliteedi nõuded, eks ole. Kui teil on vaja kõrgemat kvaliteeti ja tagasi, siis raporteerida andmete omanikele, kes siis võib-olla saab seda parandada, kui ta peab seda vajalikuks. Ja siis on mõeldud meil niimoodi riigis, et see riha ja rihake on see nagu jagamispunkt, kes siis peaks neid sõnastikke nagu hoidma, et andma aru, et kus siis mida on, kes siis mida on. Ja klassifikaatorite pidamine on tõepoolest üle kolinud Statistikaameti pädevusse või vastutusalasse. Ja nii palju, kui meie siit kõrvalt teame, aga võib-olla Statistikaameti inimesed oskavad meil ise siin otse rääkida, et nad ei ole väga panustanud enam selle riha juurde klassifikaatorite sellise registri loomist, vaid on asutanud oma eraldi klassifikaatorite siis sellise portaali või infosüsteemi tegemist. Selle nimi on vist küll siis selle platvormi järgi iMeta praegu või iMeta ja täpsemalt sellisest arendamise ajakavast ma hetkel ei oska midagi öelda, aga ma võin kiiresti piiluda, kas midagi selle nimelist meil siin kuskil liikvel on. Jäi praegu ei tule seda veel välja kuskilt. Aga teeme niimoodi, et ma katsun järgmiseks korraks küsida Statistikaametilt üle ja siis, kui me räägime andmekirjelduse teemadel. Tõepoolest me püüame, et jah, et me siin ju ärgitame asutusi ise tegema oma sõnastikke, et riik võiks ka tegelikult sinna panna nagu keskselt õla alla, et kuna see on selline põhiandmehalduse vahend, ega siin rohkem variante ei olegi, aga see rihake on ka minu jaoks liiga juba pikalt veninud, et 2019 hakati sellest juba rääkima, et kohe saab valmis, et 3 aastat möödas. Aga loodame, et see kõik läheb nagu paremini, et see on oluline asi. Nii, me peame sammu edasi astuma, aeg tiksub peale. Loodame, et saite aru siis andmete jagamise plokist. Ja viimane siis on meil turvalisus ja privaatsus. Et iseenesest see on selline standardiseeritud asi. Ehk et kogu andmehalduse juures tuleb kõiki seadusi, määrusi, regulatsioone, standardeid, igasuguste tarbijate pakkujate huve andmevahetuslepingus arvestada kui turvalisuse nõuet. Ja sellest vastutab ka andmehalduse juht ja kogu siis selle organisatsiooni tarbeks kohandamise eest ja andmeomanikud siis vastutavad selle kasutamise eest, eks ole. Et juht siis kohandamise eest, omanikud kasutamise eest. Ja miks ma selle panin peale, see on ikkagi väga oluline, et siin üleval on uus kiht, milleks on nõuded turvalisusele, seda enne nagu ei olnud, ja need tulevad igalt poolt, siis seest, väljast, riigist, eraast. Et siis on näha mõned näited, siin on kindlasti siis valitsuse regulatsioonid, mis teid mõjutavad, on seaduslikud juurdepääsud, väliste osapoolte huvide kaitse, asutuste huvide kaitse,
andmevahetuslepingute nõuded. Kõik see jookseb siis kokku andmehalduse juhile, kes vastutab selle eest, et seesama huvid siis vastu andmestikke, et andmeturvalisus oleks siis organisatsioonis tagatud, et see on väga oluline, see ei ole kuhugile panna. Ja tema töötab siis välja ka turvapoliitikat ja standardid, vastavalt millele siis on võimalik andmeid saada ja jagada. Nüüd siis sekkub andmeomanik, kes siis teeb andmevaldkonna ja andmestiku turvalisuse privaatsuse protseduurid kirjeldab organisatsiooni sees, kuidas inimesed seda kasutavad. Vabandust, pidin korra ära käima. Ja just nimelt see protseduurid on äriprotseduurid, eks ole, kuidas seda nagu tehakse. Ja siis alles saavad andmehaldurid siis kätte tundlike andmete ja varade tuvastamise ja klassifitseerimise ülesande. Nende laual on riskide hindamine ja maandamine ja kontrollprotsesside juurutamine. Ja siis siin allpool meil on siis teadmine, kuidas iga üksikud andmeobjekti kaitsta ja kontrollida tehnilised lahendamised, mis on siis väga seotud siis otse turvapoliitikast tulenevate protseduurireeglitega. Ma soovitan selle tsentraliseerimise, et nõudeid on päris palju. Nad lähevad omavahel konflikti ja paljud asjad jäävad kahe silma vahele, et meil kukuvad laudade vahele. Inimesed liiguvad tööl siia-sinna edasi-tagasi, vahetavad töökohti, positsioone. Need asjad ei käi nagu kaasas on. Et siis on nagu lipa-lopa ja see on nagu väga ohtlik. Ja siia te mäletate siis oli, kui me hommikul rääkisime andmete väärtusest, siis oli üks väide oli ka see, et turvalisuse poolest on oluline siis, turvalisus annab ka andmete väärtustamisse oma osa. No nii, turvalisus alati kohustuslik osa. Nüüd me oleme protsessid läbi käinud, et protsessid olidki kõige keerulisem osa, et meil on mõned minutid minna, praegu ei tee vaheaega, et kõnnime lõpuni siin äkki mõned minutid on minna. Et see on siis, mäletate, me oleme tagasi siis nagu selle pearajal, et käisime 6. punktis, mis olid siis protsessid väga sügavuti sees on ju. Et vabandust, kui see oli äkki liiga detail, aga see on midagi, mis siis ma tahaksin, et see oleks koolitus teil nagu praktiline, et muidu see jutt on taas teeb väga ümmarguseks, andmed peavad olema kvaliteetsed ja turvatud, eks ole, aga just see protsessi pilt annaks teile mõtteainet siis oma tegevuse ja töö korraldamiseks organisatsioonis ja on väga oluline siis propageerida, et need rollid ehk siis protsesside peal liinid, et mis tegevused sinna siis nagu jäävad. Kui me suudame seda nagu laiapõhjaliselt nagu koolitada, siis loodame, et asutustes organisatsioonides sama tasandi inimeste rollid hakkavad siis samu ülesandeid täitma. Millest tekivad neile siis nii-öelda komplekttegevusi ehk ametijuhendeid ja inimeste siis koolituvad, õpivad, kogevad ja muutuvad siis spetsialistideks, et suudavad siis igas asutuses, organisatsioonis siis samu tegevusi nagu sooritada. Paremini ja paremini, et see ongi meie nagu eesmärk. Ja me jõudsime 7. punkti, et oletame, siis on kõik protsessid ja töökorraldus on teil juhitud. Nüüd te peate minema siis teadmisega tagasi siis nii-öelda oma tippjuhi juurde ja öelda, et meil on siis nüüd mõned eesmärgid, põhimõtted ja reeglid vaja ära kinnitada. Need on siis põhimõtted on sellised asjad, mis kirjeldavad andmehalduses mida me siis teeme, mida nagu mitte. Ja on standardid ja protseduurid, mis siis kirjeldavad andmehalduses, kuidas seda nagu teostada. Ja neid tohi üldse palju olla, et neid peaks olema pigem vähem, et neid tuleks sõnastada lühidalt ja konkreetselt ja on nagu kõigile teada. Siin mõnda siin oleme käigus nagu nimetanud ka, näiteks, et paneme mõned lihtsamalt näiteks, et kuidas, et me püüdleme sinna poole, et meil oleks näiteks andmehalduses iseteeninduskeskkonnad, et me ei teeks nagu igaüks omale raporteid on ju ja kasutaksime nagu
mõistete alusel iseteeninduskeskkondi. Noh, siin oli siis veel näiteks, et kuidas, et kõik IT-arendusnõuded peavad baseeruma kokkulepitud kontseptuaalsed mudelitele, mis andmeomanikud teevad. No siis veel kuidas näiteks, et kõikidel andmetel on määratud organisatsioonis omanik, et ükski asi ei jää ripakile. Noh, mida teha näiteks on see, et me sellest tolerantsi piirist näiteks 80% andmekvaliteeti tolerantsi enam andmekvaliteeti ei paranda. See on meile liiga kallis on ja nii edasi, nii edasi. Kas keegi saaks mulle öelda veel mõne näite oma organisatsioonist on ju? Siin 2 näidet on veel näiteks, et siis, et andmehaldus on näiteks organisatsioonide vaheline, et andmehaldus toimub korraga ministeeriumite, asutuste, valdkondade, regionaalsete üksuste, kohalike omavalitsuste tasandil kui kõigi nende vahel, nagu mis on põhimõte. Siis on teine veel näiteks kasutaja vastutus, et näiteks asutuse lõppkasutaja on vastutav tema poolt sisestatud või muudetud, kustutatud andmete õigsuse eest ja nii andmetele kui teabele seatud juurdepääsupiirangute järgimise eest. Et siis me teame kõik, et kui on ikkagi nagu kehv andmekvaliteet, võime nagu lõppkasutaja poolde tagasi pöörduda tema siis vastutusele panemiseks. Nii, kas kellelgi on veel mõni näide, kes te olete juba mõne printsiibi oma organisatsioonis juurutanud, öelnud, et võt, et me igal juhul teeme niimoodi näiteks või teeme mõnda asja kuidas viisil. Tuleb viskab kellelegi ette. Kui kohe ei viska, siis te võite minna nii-öelda kodutööna siis nendesse materjalidesse, mis on siis kogu andmehalduse nii-öelda pikk raamistik. See on eraldi plokk, siis, mida me siin nii-öelda lahti pole kirjutanud, aga on sellised best practice, mis ja mida postulaadid või printsiibid, mille seest siis te võiksite valida, et mis sobib meie organisatsiooni, mis nagu mitte. Et mõtislega. Aga just nimelt need põhimõtted ja reeglid ikkagi saavad tulla mitte enne kui punktis number 7. Muidu te ei suuda ära müüa organisatsioonil neid, et ei haagi mitte kuhugile, et on lihtsalt nagu klišee siis, et võite öelda niimoodi, aga organisatsioon isegi ei ole isegi ideed, kuidas ta peaks neist kinni pidama. Vot, nüüd jõuame 8. punkti, mis on põnev punkt. Nüüd, kus teil on oma printsiibid paigas, protsessid paigas, olete saanud vastutuse oma andmete eest, nüüd on aeg minna siis IT-d kummitama ja kollitama. Et esimene samm enne seda, kui te lähete IT-sse, peate siis arvestama ka mõningate tagasilöökidega. Et esmalt on siis see, et kuigi andmehaldus nii-öelda loob väärtust organisatsioonile ja me seda propageerime ja näitame positiivses võtmes, siis organisatsioon võib kahjuks reageerida hoopis vastupidi ja käsitleda seda kui nende igapäevase töö takistajana ja asjata kuluna. Et selline risk sinna punkti jõuda on päris suur ja ka teame neid case'e. Ja seetõttu siis peab andmehaldus olema organisatsioonis nähtav ja efektiivsuse tõstmine ja riskide vähendamine nagu selgelt sõnastatav ja tuntav. Loomulikult on ka tippjuhi või organisatsiooni juhi panus siia nagu väga suur. Kuidas saate ennast kaitsta, on see, et tegelikult kogu aeg kirjeldate nende andmetega seotud projektide tasuvust ja andmehaldusprojektid siis peaksid saama nagu osaks organisatsiooni IT-projektide portfellist eelarvetest, et seda andmehaldust ja andmete käsitlemist ei tohiks päris eraldiselt vaadata, vaid ta võiks nii-öelda siis IT-teemadega käia ühte sammu, sest seal tavaliselt on rahad suuremad, arusaamine parem, seal on, eks ole, eesmärk on see aplikatsioon ehk rakendus. Kõik saavad sellest nagu paremini aru. Mis te võiksite teha on, kui organisatsioonis juba parasjagu käib mõni suurem juurutus, teete mingit üleorganisatsioonilisi asju, näiteks mõni ERB-i juurutus, CRM-i juurutus, siis tegelikult oleks hea tava, et see andmehaldustiim ja andmehaldusjuht ka neid üleorganisatsioonilisi projekte koordineeriks, et need ei vajuks nagu IT
projektijuhi peale, sest tema kindlasti ei võta arvesse neid nõudeid ja vajadusi, pole kogemusi ja kompetentsi nii palju. Et see on nagu hea tava, kuidas kokkuleppele jõuda juhiga on siis teie spetsiifik teema. Ja nüüd jõudsime IT-ni, et tegelikult siis peaksite vaatama üle siis kõik organisatsiooni projektid, mille andmekomponent on ja nemad siis peavad võtma arvesse neid halduse põhimõtteid ja standardeid. Et näiteks siis arhitektuur, andmekirjelduse standard, andmekvaliteedi kontrollid. Nüüd mina siis oma elus, kui ma siis igapäevaselt juhin IT-arendusprojekte arendusjuhina, siis mul on tehtud niimoodi, et meil on kontrollpunktid. Et arendajad loomulikult teevad oma agiilset arendust läbi oma sprintide ja kui nad teevad siis muudatusi näiteks, et tuleb sprindis on mingi task, mis vajab infosüsteemi andmebaasi muudatust, siis nad panevad kirja selline Teamsi grupis või siis Slackis või chatis, kogutakse muudatused kokku. Ja nüüd siis tootejuht, kes teeb mingi reliisi, siis ta esitab nagu sellise raporti või nagu muudatuste ploki andmehaldusjuhile, kes siis annab oma kinnituse, et kõik siis seonduvad andmeaidad, andmehaldusreeglistikud, kontrollid, kõik jäävad nagu tööle ja enne siis ei tee ta ühtegi reliisi, kui ei anna andmehaldusjuht luba siis reliisi tegemiseks. Et nagu lähtesüsteemide või infosüsteemide arendused ei saa teha ühtegi muudatust ilma andmehaldusjuhi loata. Sinna võiksid jõuda kõik siis, kellel on IT-arendustega tegemist. Nii, 9. See on siis, mäletate siis nende osakonna ja asutuse töötajate kaasamine, kes ei tule kergesti kaasa, kes jäävad selliseks nagu massiks. Et te teete küll head tööd, teil on sõnastikud, reeglid, kvaliteedid, iseteeninduskeskkonnad, aga no mitte keegi neid ei kasuta. Perception või eelarvamus on see, et sealt ei tule mitte midagi, et meie asutuse andmekvaliteet on katastroof, see ei lähe mitte kunagi paremaks, keegi mitte midagi ei oska. No need inimesi on nagu lootsetu hulk igas organisatsioonis. Ma tean neid ka väga palju, et nendega tuleb tegeleda, et nad ei ole nagu ei early adapterid ega adapterid, vaid et nad on mingisse asja jäävad kinni ja nende jaoks on see mingi mõttetu formaalsus, distsipliin, reeglid on liiga ranged, juurutamine eeldab pidevalt inimeste käitumist, suhtumist ja muutmist. Et siis see on ka see koht, kus te võite aeg-ajalt nagu tagasi põrkuda, et teid on võetud tööle, motiveeritud tegema superandmehaldus, kõik on olemas, aga nüüd te satute siis mingite inimeste otsa, kes ei taha mitte midagi millestki kuulda ja tunnete, et olete ma ei tea, mingi inimeste eest võitleja ja muutja ja juht ei toeta ja need on nagu rasked hetked on ju. Sellepärast nagu hakake sellele nagu kohe mõtlema, et pange enda jaoks kirja, mis need inimesed on, mis need grupid on, mis need teenused on, miks nad ei tule kaasa, mis nad teistmoodi teevad, et tundke enda nõrkusi ja otsige neile siis tugevusi, ega siin muud soovitust ei ole, et see niisama siit üle sõita, sest punktist 9 nagu ei saa, et äkki läheb mööda, et tavaliselt on siis see, mis valulasti lööb, et ega meie soovitus on ikkagi lihtne, et see on nagu koolitus on ju, et osa teie laual ongi oma inimeste koolitamisel, et see komplekt ja juhendid on kokku pandud nagu teile, et te suudate siis võtta siit midagi välja noppida, mis on teie organisatsioonile sobiv, vajalik, teha see mingi väiksem koolituspakett, olla seesama, kuidas mina räägin teile, rääkida niimoodi oma organisatsioonile, olla siis lipu edasikandja ja katsuda siis tilgutada kivi siis auku. Ja see kommunikatsioon ongi nagu siis selle muudatuste õnnestumiste peamiseks võtmeks alati, et te peate nagu rääkima, et mida haldur teeb, et mis on rollide vastutused, mis need siis andmehalduse üldised eesmärgid ja ootused on
kogu aeg rääkima andmete väärtusest, et koolitada üksikuid töötajaid aru saama sellest ja teavitama andmete olulisusest. Tegema pidu ikkagi nii-öelda tähistama seotud algatusi ja õnnestumisi ja nagu propageerima ja hoidma koos siis huvigruppide koosseise ja saama aru nende ootustest, et nad nagu käega ei lööks, et inimesed pettuvad väga kiiresti. Et selline raske harjutus ka veel siis teie laual, aga õnneks te ei ole siin üksi. Et siin on ka teie juht, siis ma tegagi seda 9. punkti rõhutan väga ka kõikidele juhtidele, et see on nende osa nende tööst on, et ega ilma ei saa. Ja ma arvan, et te olete nõus muga selles punktis, et eks teil neid asju on ju palju ümber laua, kus inimesed ei tule kaasa ja on vaja tugevat muudatuste juhtimist. Igas organisatsioonis on niimoodi. Ja viimane punkt, 9. käib ka veel probleemide haldus. No me rääkisime selle nagu läbi, et probleemid tekivad siis rollides ja vastutustes, kus te saada aru, et mis on täpselt otsustusõigused, kuidas menetleda, eks ole, vastutust on ju. Siis on kogu see hunnik vastutusnõudeid, vastavusnõudeid, keegi need läbi töötama. Konfliktid tekivad igas organisatsioonis, sellepärast, et juba nende piirangud on ju. Põhimõtted on vastuolus, protseduurid, ärireeglid, standardid, arhitektuurid. Samale asjale eksisteerib ikkagi mitu omanikku on ju. Huvigruppidel on vastuolused soovid, andmete, informatsiooni osas, et see on iga organisatsiooni paratamatus, see tuleb ära lahendada. Ja hakkab ikkagi devilis in details siin, et te saate lahendada ainult sellega, et te valdate sisuliselt seda informatsiooni, et kui juhtub niimoodi, et andmeomanik teab rohkem andmete sisust kui haldur, siis on see konflikt on nagu täiesti selge sisse programmeeritud, et haldur väga palju tööd tegema andmetega, et olla nagu üle igast aspektist, suuta igast asjale vastata ja olla nagu täpmest taskus kogu aeg. Kindlasti tuleb nende andmevahetuslepingutega, et hurraaga tehti leping ära, siis ei olda rahul selle kvaliteediga, tekivad turvaprobleemid, keegi tahab raha saada, keegi taha maksta. Pilvekeskkond paneb omad piirangud on ja loomulikult turvalisus ja identiteedi haldus, mis võib ka tuua üldse nagu suuremaid pahandusi veel asutusele inimestele nagu kaela, et seda peab silmas pidama, kui te nagu asja teete. Ja oleme jõudnud tegelikult selle koolitusega nagu täna ühele poole, et siis teise sessiooni ploki raamistiku tutvustus tahaks teile südamele panna, et see siis, me täna rääkisime, kõik need juhendid, protsessid, rollid, et see ei ole nagu ainult tõde, et te peate seda veel edasi kohandama, sest nagu ma ütlesin, meie vaatame siis kõik asutusi, organisatsioone üldistatud natuke helikopteri pealt, et me teeme igalühel oma nägu, oma tegu, oma lahend, oma maturity, erinevad ressursside arv, et ma arvan läbi Oti siis ikkagi me saame pakkuda mingil määral tuge teile ja Ott ise spetsiifilist, et teie valdkonna teemalist, et kuidas seda adapteerida, aga esimese otsa saate ikkagi lahti teha, et need 10 sammu tuleb läbi astuda igal juhul, igas organisatsioonis, siis maht ja määr jääb teie otsustada. Ega midagi muud ei ole teha, kui rahastada seda lahendust, värvata, leida need inimesed, võtta protsessid ette, juurutada. Ja kolmas on kaasa võtta, tekitada endale ikkagi ülevaade andmetest, andmestikest, infosüsteemidest ja saada aru siis arhitektuurist, seda, mis IT teeb näiteks, et ega see sisusse süübimine ja veel kord sisusse on ainuke võti, ehk et ise oma asjadest lõpuni aru saamine. Loodan, et sellest 10 sammust oli teile kasu ja vähemalt ka siis lõi teile raamistiku, et kui te näete järgmine koolitused 2 päeva, mis on veel sisu tihedamad, siis te saate aru, et mis aspektis parasjagu nagu räägitakse, et millises 10 sammus me parasjagu oleme, sest nad ka käivad edasi-tagasi, et see ei ole nagu üks. Siis te saate aru, kas saate reguleerida seda mingi organisatsioonilise asjaga, protseduuriga, mingi tehnilise korraldusega.
loodame, et suutsin teile siis sellise raami ette anda, et tunnete ennast jalad maas siis järgmistel miitingutel, poliitustel ja ka oma organisatsioonis. Aga siis ma võtaksin siit lõpetuseks jutujärje natukene üle ära. Niirega ülesse. Mis me selle tänase päeva kokkuvõtteks öelda oskaksime? Üks on see, et nagu me rääkisime, andmehalduse mõiste või definitsioon juba, määratlus või definitsioon ütleb, et tegemist on sellise juhtimise ja planeerimise ettevõtmisega. Ehk et mõtle läbi ja planeeri on üks soovitus, mis jääb kestma kogu selle kursuse ja terve selle teema raames. Teine ilmselt, mida me kogu aeg rõhutame, on, et pane paika üks eesmärk ja proovi seda mõõta. Et see pidev hindamise, mõõtmise suutlikkus on hea praktika mis tahes strateegiliste eesmärkide tagaajamisel, aga andmehalduses on seda ju veel nagu lihtsam korraldada, sest asjad on üle loetavad või välja arvutatavad, et kui palju andmeelemente me oleme ära kirjeldanud või kui palju andmeväljade kvaliteeti me oleme ära kontrollinud või parandanud või kas me oleme tegelenud kõigi vajalike andmestikega, mis ette nähtud on, mitu andmestikku on kirjeldatud ja avaldatud avaandmete teabeväravas ja nõnda edasi. Et neid mõõdikuid paika sättida on ju suhteliselt lihtsam kui mõnes muus juhtimisinstrumendis, nii et proovige seda. Ja ülevaade sellest, mis on väärtuslik teie asutuse jaoks, millised andmestikud ja süsteemid on olemas ja mis on need prioriteetsema tähtsusega. Ega see väga palju ei erine sellest harjutusest, mida tehakse ISKE raames, siis nende inforessursside kaardistamisega ja nende kriitilisuse ja turvalisuse tasemete määramisega. Üsna samasugune harjutus ja selle sama ISKE aluseks oleva registri võib ju ka aluseks võtta või inspiratsiooniks võtta, kui hakata andmestikke määratlema oma asutuses. Ja sealt edasi oleks muidugi kasulik jõuda siis selle ärisõnastiku või mõistete sõnastikuni, millest me rääkisime ja lühidalt järgmisel korral pikemalt ja koos soovitustega, aga võib siis ka jääda lootma, et Rihake tuleb ja aitab meid selle teema peal. Andmehalduse raamistik peaks teid aitama siis nende sammudega, mida teha vaja on, kuidas planeerida asutuses kogu andmehalduse tegevuse süsteemset juhtimist ja paikasaamist või juurutamist. Selleks, et te saaksite ise ka nüüd natukese paremini aru, kus maal te olete. See vist ei uuendanud siiski päriselt ära. Okei. Et te saaksite paremini aru, kus maal te olete ja võib-olla millisest raamistiku sammust te võiksite peale hakata oma andmehalduse korrastamise tööga. Siis on meil nüüd Moodle'is lahti 2 ülesannet teile. Esimene nendest räägib siis või käsitleb nende sama hindamist, millest korra juba juttu oli, mille me kasutasime ühes küsimustikus. Võib-olla ma teen niimoodi, et ma pistan selle korra siia ekraanile ette, niimoodi on äkki märksa lihtsam. Nii, kui te jõuate omadega siia alla poole serva, siis on siin kodune ülesanne 1. Siit on võimalik võtta siis lahti üks selline Exceli tööriist. See ära täita ja pärast uuesti siia sama keskkonda üles laadida.
Ja nüüd ma saan aru, et minul küll see Excel avanes, aga teil mitte. Aga siis see Excel on 3 töölehega. Esimene on väike juhend, teine ongi küsimustik. 3. lehele kuvatakse teile siis tulemused. Ja ühtlasi on seal siis võimalus võrrelda neid teie asutuse tulemusi sellise Eesti keskmise tulemusega. Nii, midagi siin nüüd tuli väga suurt vahele siia. Miks see nii? Midagi talle ei meeldinud. Okei. Eelmisel rühmal selgus selle arvutuse lehe peal olid mõningad probleemid. Mõned Excelit ei saanud päris seda valitud küsimuse vastust pöörata numbriks. Tükk aega jälitasime, et mis selle põhjus võiks olla, aga päriselt jälile ei saanudki. Et minu arvates tundus, et kõik toimis nii nagu vaja oli. Kui ma siit tegin ühe valiku, siis ilmub siia kuskile üks number ja siis omakorda hakkavad siin liikuma ka need numbrid. Tekib üks selline graafik siia ja omakorda arvutustega. Mõnel juhul see arvutus ei tööta, nii et palun teie kannatlikkust, kui see juhtunud on, ma katsun siis aidata ja juhendada teid nendel puhkudel, kui teie Excel ei suuda pikema teksti või mõne vahemärgiga, mis sinna välja sisse jäänud on, hakkama saada. Aga selline harjutus siis, kus te peaksite hindama seda hetkeseisu, andmehalduse hetkeseisu oma asutuses. Ja samuti siis on teine harjutus, kus te saaksite oma edasised plaanid kirja panna, kuhu te tahaksite, et teie asutuse andmehaldus võiks areneda. See on küll rohkem selline vorm, et täna tekkinud mõtted saaks kirja panna ja oleks üks koht ja selline süsteemne raam nende jaoks. Ja samamoodi siis, äkki ma saan niimoodi teha. Nii, et ülesanne 2 on siis selline, kus sõnastatakse andmehalduse eesmärke natuke lähema ja natuke kaugema tuleviku jaoks, sellise 2-aastase ja peaaegu 10-aastase horisondiga. Ja hea meelega loeme seda, mida te välja pakkunud olete oma asutuse jaoks ja katsume sellele ka tagasisidet anda. Siin on selline valikuline ülesanne, kui teil on võimalik võtta mõni oma asutuse andmestik, millega te tahaksite töötada kirjelduse loomisel. Järgmisel korral, kui me räägime andmekirjeldusest, siis proovige natukene ette valmistada järgmist nädalat, otsige dokumentatsiooni selle andmestiku kohta ja katsuge see siis niimoodi endale kättesaadavaks teha, et oleksite valmis seda kasutama. Nii, ja siis on meil ainult paar sõnumit veel viimase minuti jooksul teile kaasa anda, et ega te tegelikult üksi ei ole, näete teie kaasmõtlejaid ja kaaskannatajaid on siin päris mitmeid, kohtate nendega veel mõned korrad ja siis head vahendid on olemas, nagu näiteks andmehaldusraamistik. Nõu ja abi saab küsida nii meilt kui Otilt kui oma kolleegidelt. Lingid parandasin ära aga ühe lingi, mis hästi ei töötanud enam, aga nüüd on olemas. Praeguseks aitäh teile ja jõudu tööle ülesannetega. Meil on seal ka foorum olemas, kui on küsimusi, siis saame selle foorumi kaudu suhelda ja vastata.